Perfokat, minu performer on Lisette. Kuigi võiks olla mina, on ju? Jaa, aga ma mõtlesin, et Johanna kuidagi nagu võib-olla on leidnud uued sõbrad, et ma siis otsisin uusi koostöid. Ideaalne oleks nüüd see, et ma võtan siit ühe klaasi. See klaas on nüüd minu ees. Ma pressin selle räigelt vastu enda nägu. Minu näkku tekivad grotesksed maastikud, mis liiguvad ja need võivad endas kanda mingit emotsionaalset sisendit ja tegelikult täpsemini võib-olla isegi väljundit rohkem kui sisendit ja ka siis seintel on kõrvad kontekstis helilist väljundit. Tulge muga privaseansile vetsu. Siis ma räägin teile Anu-Mari Rasmusse. Ärge tehke nagu pöörat järgi. Tema räägib alati keskkonnasõbralikkusest. Ja nüüd viimane töö, kus ma olin ja aitasin kaasa, ma lihtsalt uhasin silikonmassi ja kuhu see silikonmass jõudis? See ei jõudnud kuhugi loodusliku materjalini, see jõudis epoksiidini ja see inimene siin ainult kasutab, mul tuli me näeme ilu üldjuhul väga mingites konkreetsetes raamides, aga ma nüüd võimaldan seda näha või nagu ma võimaldan vaadata ennast mingites olukordades, kus me justkui arvame, et see ei ole ilu, aga et äkki seal on see ilu, vaid see lõppkokkuvõttes on ikkagi meie keha, meie nahk, meie olemus. Viis on mu õnnenumber. Yeah. Ja siin on teie tõesti kohutav mingi muna. See on jumala hea. See on mõnusa maitsega, seal on mingisugused munatükid. Ja seal on see klõpsuga praemuna. Seda võiks teha niimoodi. Ja klaas on nagu kureeritud. Minu arust täiega. Issand. Esimene date. Ma räägin, mul ei ole olnud selliseid date või mida ma olen ise julgenud kuidagi date'iks nimetada. Aga mingi date'i sarnane asi oli küll see, et ma olin äkki mingi 14 või 13, midagi sellist. Ja siis see tüüp oli 16 äkki või midagi sellist. Ja siis oli just see aasta, kus oli välja tulnud see 50 Shades of Grey. Ja siis oli Valentinipäev. Ja siis ta oli hästi tore tüüp ja siuke väga armas ja nii. Ja siis oli see film välja tulnud. Ja kuna see oli ka minu arust mingi, kindlasti mingi vanusepiiranguga, aga tema oli nagu, põhimõtteliselt tema oli mu saatja lõpuks, sellepärast, et ma ei oleks üksi sinna saanud. Siis ühesõnaga, ma ei teadnud, kui haige see film on, kui sadomasav film see on. Ja ilmselgelt ma valetasin, et ma lähen, ma ei tea kuhu üldse. Ja siis filmist ma suurt ei mäleta õnneks, aga mäletan, et see date eskaleerus sellega, või ma ei tea, eskaleerus, aga ta kinkis mulle hõbedase kaelakee, mis mul on siiamaani alles. Ta on ainuke inimene, kes kohtus mu emaga ka lampi kuskil, või me jalutasime vist ringi kuskil kaubanduskeskuses. Ja siis ta nägi mu ema ja siis ta on ainuke mees, keda mu ema on näinud, üldse mu vanemad on näinud. Minu jaoks kellegi laua taga istuda ja et sa pead teda mingi laua taga tundma õppima. Minu arust see on nagu kuskil, ma ei tea, veits klaustrofoobiline tunne tekib. Ja jällegi, kui ma teeks allahindlusi sellele asjale, kui ma tunnen ennast selle inimesega juba nagu chatides kuskil mugavalt, siis ma arvan, et see oleks nii jube. Aga ma tahaks nagu midagi teha või kuidagi kuhugi minna või kas või a la metsa jalutama, ajangi võib-olla nagu spontaansust taga või kuidagi, et
et kõik peab nagu spontaanne olema ja nagu siis järsku me oleme nagu abielus spontaanselt. et ma ei tea, naljakas. Ma ei tea üldse, kuidas see deitimine käib tegelikult selles mõttes. Seda ei õpetata koolides. Ma ei tea, kus ma pean teadmast. Miks see pleksiklaas mulle meeldib, on ka nagu veits see, et justkui see meie sisend või algpunkt ongi suht depressiivne, aga see tegelikult näeb lõpuks loll välja või selline nagu, et seal on seda mingit absurdi või ma ei tea, teisiti nägemist ja seda ma ju lõpuks vajangi, kui ma olen ise sellises mentaalses seisus või jah, et nagu asi ei jää mingisse depressiivsusesse kinni. Ma vist tegin endale karuteene sellega, et ma ütlesin, et ma proovin seekord olla nagu lavastaja või? Oleks võinud ikka kahasse teha selle nagu kõik. Öelda välja niisugust. Et võtaks nagu, no soojendame ennast veits, aga soojendame selliste märksõnadega nagu fragmenteeritus ja jõuetus ja jõud kui paralleelsed määrajad. Või kui paralleelsed mingid. No ma ei saa öelda, kui paralleelsed jõud. Mul nagu on siuke tunne, et ma sittagi ei taha teha. Et ma kuidagi olen sellisel emotsionaalsel levelil praegu, et kus ma nagu täiega usun mingisse maagiasse, millesse ma tegelikult usun ka. Aga nagu, kui ma sellest usun, siis ma olen täiesti, nagu ma ei taha mitte midagi teha. Ja ma tunnen, et ma nagu ei jõua mitte kuhugi, kuhu on vaja jõuda. Ja nagu ma olen frustreeritud sellest maailmast. Et mul on tunne, et ma nagu ma ei tea. Et nagu päris mina olen nagu täiega siuke, ma nagu tahan olla haavatav, aga on nagu see, ma ei tea, mul on siuke tunne, et vahel kui ma teen seda, et siis mitte, et seda kasutatakse ära, aga nagu seda kasutatakse, see nagu muudetakse millekski muuks. Isegi kui see teine pool nagu ei mõtle seda, aga ma nagu, ma lihtsalt, ma ei saa olla jõuetu nagu. Ma muidu lihtsalt ma ei tee mitte midagi. Ma isegi tea, kuidas sellest rääkida nagu. Lihtsalt ma ei jõua sinna, kui on vaja jõuda. Või et ma ei ole seal, kus on vaja olla või kui ma seal olen, siis see ei ole ka piisav. Mul on nagu siuke hirm, et armastusest ei piisa. Armastusest ei piisa. Usud mind või? Ei. Ma ei usu vist ise ka seda lauset. Aga see lause vist tuleb sust sellisest kohast. Nojah, tuleb jah. Armastusest ei piisa. Armastusest ei piisa. Mul on oma aju vajan nagu täiega nagu semiootikasse, noh. Selle asemel, et kuidagi semiotika. Aga kas sa tahaksid, et keegi päästaks sind? Natuke vist jah. Sa saad varsti raha? Sinu käest. Jaa. Ja sa ju teed midagi. No jaa, aga see on nii vähe, aga ma nagu selles suhtes... Aga sa alles tulid Eestisse. Sa alles tulid Eestisse. Ma tean, aga samas jälle nagu 2 kuud tundub nagu peaks olema mingi asjalik inimene. Kas sul on lokk muidu või? Jaa. Ma ei saa üldse aru, milleks kunsti teha tegelikult.
ütled nagu, et ainuke, et nagu mul on vaja olla etenduskunstnik nagu ja siis nagu ma üldse arvan praegu kunstnik. Otsusta ära. Tähendab, ei pea otsustama, see vist ongi nagu. See on huvitav. Ma ei saa aru, see on nii skisofreeniline. Ma õnneks olen kuulnud, et mõnel, keda ma vaatlen kui nagu päris kunstniku, et on ka ikkagi neid tundeid, et nagu ma ei tea umbes, ma ei saa aru, miks see kunst, aga see tuleb nagu on ju. Sest tuleb minu seest välja. Aga nagu kuidagi ei saa sellest eemale. Ja okei, üldkultuuriliselt ma saan aru, miks kunst. Aga saad ikka või? No mida me teeksime ilma kunstita? Ma ei tea. Räägi, mis ei, kuidagi, et nagu et see mingi jõud ja jõuetus, et ollagi selles või nagu ma mõtlesin, et mis meie nagu, mis see eesmärk nagu selle asjaga võiks olla, et kas see, et kui lugeda neid, et mida me tahame selle kaudu saavutada, kas genereerida midagi uut, muuta oma meeleseisundit, tekitada õhku oma rakkude vahel, manipuleerida somaatilise kohaloluga, midagi vabastada või anda kuju sellele sisemisele fragmenteeritusele. Mul on tunne, et pigem on ta nagu, ma ei tea, väike visuaalne essee teemal, et sa ei pea olema mingi õnnelik ja seltskondlik ja see pinge või mitte pinge, aga see nagu frustratsioon, whatever, on sama atraktiivne nagu õnn, sest et nii ehk naa nad on kogu aeg ju yin-yang. Nad kogu aeg esinevad meie elus, et võtta see vastu nagu visuaalne essee. Väga visuaalne essee, see ilus. Teitimine on lihtsalt siuke tunne küll võõra inimesega. Teitimine. Ei tea, see nii raske. Did I make a good choice with this? I saw in one bar in Tallinn that they are offering this to customers, so I thought it was a good idea to put them in our toilet. See on ka, mille pärast mulle meeldib Bumble rohkem, on see, et sa saad siin valida isegi BFF-i vahel, et sa saad endale lihtsalt parimat sõpra otsida. Pean mingi oma pikkuse panema siia, 60 centimeetrit siis, et kõik teaks. Nii raske on nagu otsid, ma oleks pidanud enne üles, ma saame pärast ka lisada põhimõtteliselt. Mul on üks pilt, kus ma olen krepivetsus. See oleks väga hea conversation start. Mu isa passipildid on siin. Ma peaks oma isast pildi panema igaks juhuks. Nii, okei, ma otsin niisama /projekti jaoks lähedalt inimest, kellega teidile minna. Kui juhtub nii, et me peaksime teidile minema, siis arvesta sellega, et it's gonna be horrible and painful ja sellest teidist saab film ka päriselt. Tahtsin öelda, et kirjuta ainult siis, kui sa oled nagu päriselt hoidud sellest, aga ma pean ise kirjutama, fuck. Et me võime julgelt nagu ikkagi avastada seda vaikuse kohta. Selles mõttes, et leidsid raha? Kõlas niimoodi või nagu wow, ja ma vist leidsin palju raha. Miks mul siukse pükse pole? Ossa rais. Ma annaks hea meelega selle sulle praegu, ei taha või? Ei. Okei, ma pean ikka mingi ametlikult saatma sulle ülekande, siuke pask. Suht imelik. Ma nagu täiega võiks. See on ju lihtsalt sülle kukkunud raha praegu. Jaa, aga siis nagu ole õnnelik selle üle. No. See on ikkagi sinu nagu... Mõtle, sa elasid üle nagu tervet seda asja. No jah, nagu... aga... Plaaster. Et... Nagu seda kasutad. Kui ma seda videomaterjali vaatasin, siis... Nojah, mida mina näen ja mida ma nagu, või mille potentsiaali ma näen või millega ma tahakski tegeleda, on jah see, need kehad, mis materjali vastasmõjus üritavad ennast defineerida. Ja okei, siinkohal muidugi see materjal on nagu
saab mingi sümboolsuse endale külge, mis on okei ja peabki saama. Aga seda jällegi saab vaadata puhttehniliselt, et ongi, ma otsingi selle kaudu oma mingit piirjoont. Ja suht naljakas sõna kirjutasin siia kägin, aga ma kirjutasin G-ga. Materjali kägin. Et see kägiseb ikka suht palju. Ma ei tea, mida peale saab seda siis loota. Siis kui käed hakkavad higisemaks minema. Minust see... Me vaatame ka seda meie psüühikat või ma ei tea, mis iganes see õige sõna peaks olema, nagu kliiniliselt. See, et on depressioon või mida iganes, selles ei ole mitte midagi traagilist hingeliselt. See on kliiniline situatsioon. Ja sõnad on ju väga ratsionaalsed, et tegelikult sõnad ise nii-öelda üksustena on ju lihtsalt sõnad, aga lihtsalt see, et me inimestena, kuidas me need ütleme, see on see ratsionaalne asi. Et tegelikult sõna depressioon doesn't mean shit. Ja vist jah, lihtsalt kuna nagu tegelikult me lasimegi sellest vormist lahti, siis see ei kehtestunud, siis ma ise olin mingi, ma ei tea nagu, kuidas seda tagasi pakkida. Ja siis ja noh, ikkagi see tolgu, et 15 minti võib-olla täis küll, aga nagu, et mis see on, kus ta läbi käib. Et ta praegu nagu, me tuleme, kehtestame ja see jääb, aga et ma ju tegelikult tahaks sinna mingit kurvikest või ma ei tea, mis see või kuhu see lõpeb nagu, kust see algab või kuhu see lõpeb. Aga see on vist jah, no. Ma ei tea, ma nagu väsisin ära praegu, ma ei tea, okei, ma vaja suitsu, et tegelikult ma oleks, ma ideaalis tahtsin katsetada seda, et ma alguses kas või puhttehniliselt nagu tulen siia, timmin, lähen tagasi, tulen siia, timmin tagasi. Sa ei teinud seda, ma vist tegin. Ma nagu veits tegin, aga mitte nagu, mul ei olnud fookust kuidagi praegu, jah, et jah. Ja et tegelikult nagu ega see ei ole ka see, et no, ma kujutan ette, et see päriselt leiaks midagi, kui me teeksime seda pikemat aega, mitte nagu 15 minti. Et esimesed korrad võib-olla ei olegi fookust, aga lõpuks sa leiad enda jaoks mingi valemi, et mis see toimib või... Ja. Praegu oli sul saakas. Ja kuidagi nii häirib, et nüüd saabki läbi proov, sest tegelikult mulle tundub, et täna on hea päev. Täiesti meelevaldne, see on haige asi minust, mida üle obsessida on nagu pikkus, ma ei saa aru. Mul on nii kahju meestest, kes nagu põevad selle pärast, sest nagu tegelikult ei ole üldse. Mida Beo on see, et on tubli poiss? No ta tundub tubli poiss. Noh, okei. Kas täna veel pilte, kuidas ma saan aru? Siin all vast. Ja, okei, ananassidega särk. Mina ütleks, et kindel ei. Ja, ma ei tea, miks ma edasi scrollisin üldse. Kui naisepeks ja naeratus, mul on halb kogemus. Mu klassi poisil oli samasugune naeratus ja see ei olnud hea asi. Jaa. Ma tean teda, ei, ma olen teda näinud. Ma saunas, ei. Olgu ei. Kas ma olen liiga välistav? Samas ei ole nagu, ma ei ole kunagi nagu pettunud selles. Ma olen alati nagu lõpuks usaldanud ikkagi oma seda sisetunnet. Markus, see on mingi poliitikvend. Ma olen temaga varem märtsinud. Liiga palju lipsuspilte, kes sa oled. Isegi annab nii palju lipsu, nagu vanaema matustel enda pulmas. Kirstus. Kirstus oli esimene kord, kus ma sain oma esimesed lilled mehena ja sain lõpuks lipsu kaata.
see on minu arust juba okei. ja igammipead, väga tore. Mulle meeldib. Nunu kostüüm. Mis see siis on? Kuulapeik ja... Hängib kuskil peol. Nagu kõik. Paneme südame. Liiga mingi kannab saare asju ainult ja... Kas sa oled pannud ühe jahi praegu või? Ei ole. Mingi 2 jahi? 5 vähemalt. Okei. Sa ei pea üldse. Kevin. Nagu... The fuck. Et ma üritaks olla hästi konstruktiivne täna. Et soojendus, korra mingi jutt võib-olla. Ja siis proovida läbi nagu nii kiiresti kui võimalik ka mingit potentsiaalset ülesehitust. Kuule, ütle, mis suuruses silmad mul on? Keskmisest suuremad, ma arvan, et mitte väga suured, aga tal? Suured. Mul on ka suured silmad on. Ma ütlesin sulle, et mul on suured silmad. Sandrel on kindlalt suuremad. Ära tee suuremaid silmi. Ta ütles, et mul on suuremad silmad. Ära tee suuremaid silmi. Ole nüüd lõdvestunud. Mina olin väga lõdvestunud. Sa teed niimoodi. Ei tee. Ma tunnen su nägu. Lõdvesta oma nägu. Ära tee peegli nägu ka. Sandrel on kindlalt suuremad silmad. Nii. Lõdvestunud. Issand jumal, ma olen lõdvestunud. Ma panen silmad kinni, et on lõdvad, noh. Siis kujuta ette, kui lõdvad. Aga see on liiga obvious, kui ta läheb hästi sellesse ühte. Läheb, jah? Sul on nagu mingi... Metropol! Yeah, Tallinn! Living Wild! Kurat, ma eks selle kafeinisildi otsa kukkunud, kui ma... Ma tõesti muretsen sellepärast, et sinna Türa Productionis sa lähedki rohkem seda, kuidas ma joon, kui seda, kuidas ma nagu tööd teen. Sest et mingid... Okei, ma saan aru, näiteks täna ma ei jõudnud, tänaseks prooviks. Ma ei jõudnud teha sellist ettevalmistust, nagu ma lootsin, aga on ikkagi kordi olnud, kus ma olen nagu ettevalmistunud, on ju. Ja seda ei ole ju kaamera peal. Ja siis sa näed, ja siis sa vaatad. See ei ole Türa Productioni jaoks. See on, Morten, sinu jaoks. See on kõige halvem longero, mida sa üldse saad osta. Ma ütlen sulle. Koostisosad, õuna, kreibi, mis asi see üldse on? Vein. Ei läinud seal veel nagu 3 tundi edasi. Mina olin seal ka täiega pikalt. Mina olin seal nagu täiesti. Ma ei leidnud sind. Ma olin niimoodi, et tuleb mingi põlema. No, issand jumal, ma ei leidnud sind. Ma täiega otsin. Jess, ma armastan musisõppu nii väga. Anname veel musi. Ja siis ma tulin siit, ja siis ma tegin siia Emmi juurde. Ma panin siia Mats. Viisakas. Tasu. See on jälle mingi uus käik. Tule ma ei tunne ära enam oma sünnilinna. See on käik. Aga mulle tundus see Banksy näitus oli mõtled, fotografiska. Ma võin rääkida Türasse küll. Fotografiska oli küll mingi teema, kuhu ma olin mingi oh my god, ma ei ole fotografiska. See tuli Eestisse, ma ei tea, mis aastat see tuli tõdeda. Mingi 2020. Ei tea, enne. Stiilis, 18 äkki, või? Siis kõik oli mingi fotografiska, ja mulle väga meeldib fotokunst või nagu me üldse mingi dokumentaal. See on päris asi. Ja mingi dokumentaalsus mulle väga meeldib.
siis ma ülikaua otsin, et fotografiskasse minnes ma lõpuks, aga see pilet on fucking kallis. Kuidas ma sinna jõudsin? Ma lihtsalt hängisin oma LHV äpist. See oli mingi, sinu LHV äpiga sa saad 5 euriga mingi fotografiska näitusele. Ma olin, davai, ma käin seal ära. Siis panin, ma läksin mingit näitust vaatama. See oli mingi fucking shit. Ma vihkasin fotografiskat. Ma läksin mingi nädalavahetusel, see oli vist mingi fucking inimesi täis. Ma vihkasin seda, et see oli nagu mingi, no et see oligi nagu mingi siuke mingi. Okei, ma tulen siia fotografiska kohvikusse, võtan oma läpaka lahti, joon kohvi, võtan saiakese, teen mingi tööd ja siis on mingi üli mainstream kunst. Ma olen mingi, see on mingi ülisid, siis ma olen mingi, ma oma sõbrud. Mis sa läbisid? Ma oma sõbrutavad palju paremad kunsti kui te. See on ühesõnaga, mulle ei meeldi fotografiska. Võtaks ühe lonksu saku sellega. Ja ma ei olnud ausalt öeldes väga hea Bumbletee peale neid paari päeva. No tegelikult ma tegin seda, aga see oli ka juba nagu siuke, et ma ei tea, kas see äpp paneb nagu tundma kuidagi, et nagu ma ei taha seda teha või kuidagi, et see on vale või mul tekkis nagu täiega siuke produktitunne või kuidagi, ma ei tea, miks. Kuidagi hästi järsku muutus see vastumeelseks või kuidagi, et mida ma teen, et nagu et see kõik on mõttetu, nagu ma ei taha neid inimesi näha, ma ei taha nendega suhelda, taha kellegagi rääkida ja see ei olnud isegi see, et mul oli lihtsalt mingi, et ma olin haige või see oli juba nagu enne. See oli tõesti nagu mingi siuke, nagu vastumeelsus tekkis selle kõige vastu. Aga siis ta ütles mingi sellise asja, et teisel teidil tuleb minna sekspoodi mänguasju valima, võtab pinge maha kohe. Siis ma küsisin, et mis pinget see maha võtab, et me ei ole ju 14-aastased, et mingid, oh my god, et ma ei tea. See kõlab natuke nagu mingi tiinekate teit, et alguses Mäkki ja siis kuskile sekspoodi asju vaatama või kuidagi mingi, ma ei tea, see ei... Ma ei tea, mis teitides sa tiinekana käisid? Ei, mina ei, aga mina ei käinud. Meil isegi ei olnud terves sekspoodi. Aga jah, ühesõnaga siis ta vastas, et saan su lemmikvärvi teada, aga in a funny way. Ja siis 3. teidil saab toodete review teha ja hindeid anda. Siis ma ei vastanud talle rohkem. Straight to the graveyard. Selles mõttes, aga ta viis ennast sinna ise minu arust. Hea viimseldamine. Mis ma tahtsin sulle öelda? Kas oleks keegi inimene, kellega sa tahaksid päris elus minna teisele või? Jaa, aga nad on kõik, mitte kõik, üht praegu mõtlen, pean silmas, keda ma väga hästi ei tea, aga ma arvan, et ta on ka natuke liiga tagasihoidlik selle jaoks või kuidagi liiga incognito. Ja ma ei ole ammu näinud kuskil. Ma ei tea ta nime isegi. Simone jälle oli see väga vahepeal väga suur missioon, et leida mulle. Ta oli nii imestunud lihtsalt mingi, et you haven't had a boyfriend since 17 years old? Siis ma olin mingi, jaa. Siis ta oli nagu mingi, okei, let's look. Kas sa Kirilliga ei taha teidile minna või? Ole vait. Ma lihtsalt heast... Ma tapan ühest enne. Kui ma pean uuesti temaga mingi sarnases olukorda... Tissid. Kas sa arvad, et sa saad hakkama selle inimese leidmisega järgmise, ütleme, ma ei tea, 10 päeva jooksul? 10 päeva jooksul, oota, mul on eksam meil. Mul 12 on
oota, 12-14 oli eksam. Ma annan oma parima, aga nagu kas sa nüüd teed ukselukust lahti? Ta on koju mind. Ma arvasin, et siin on veits nagu mingi nagu lava setup olemas. Ja ma jah ei teadnud, et ma pean nagu seda, aga et ehk siis on nagu on. Ma teen siuh-siuh, panen mingid valgused, asjad. Üks, kaks, jee. Nii lahe. Ma tahan täiega oma elus teha selliseid asju veel. Mis Peeru hääl see on? No, täiesti haige. Aga mis ma siis teen nüüd nagu? Mis ma ütlen Stenile, tšau. Kuule, mul siin kasutan seda helitehnikat, mida ma ei oska kasutada või? Ossa vitt. Okei, ma helistangi Stenile, ütlen, et on nagu ei oska oma tehnikast kasutada. Okei. Mis ta teeb siis? Ta lihtsalt teeb sellist asja, nagu tavaliselt, mul on kõik ühendatud samamoodi, siis kui ma mängin siit looperi. Homme tuleb nagu päris äge crowd vaatama. Päriselt? Jah, nagu veits selline crowd, et mul ikka tõmbas seest õõnsaks. Aga no nagu lihtsalt mingid kooli inimesed ja minu arust mu koolis on nii ägedad inimesed, et mul on mingi wow, kõik teevad nii lahedaid asju. Ja noh, üldsegi Seintelu kõrvatiim on ka nii äge, et suht lame ass oleks, kui see mingi täiesti failib, sest ma ikkagi ei handle seda tehnikat ära. Võib-olla ma lasin ka juba. Kas siis on nagu mõtet teha proovi praegu? Teine variant? Teeme pool tundi ja siis mul on nagu käin pissil veel. Korra. Mul hakkas kulka taotlus veits nagu. Aga tegelikult mul on nagu hästi. Jah, on hästi. Teeme pool tundi, mõtleme veits. Mul on selline tunne, et mul on vaja vist nagu, ma vist ei saa... Ma ei jõua vist poole tunniga nagu hakkama saada. Vau, see kõik on nii fucking vittus. No meil on tegelikult hea nagu käia päev enne läbi sellisest kriisist ja homme värske peaga nagu tegelikult see on hea. Mul alati toimub. Et praegu, et ei lähe nagu mingi teame, mis teeme. Hea on praegu kriisis ära käia. Nii, mu mõte oli siis umbes selline, et ma just mõtlen, et ega sellel ei ole vaata mõtet, kui seda jaksu tegelikult ei ole, sest ma vist nagu, ma tunnengi, et no ma olen ise nagu halvasti organiseerinud ja halvasti nagu, ma ei tea, midagi preppinud või midagi, et ma nagu tunnengi seda, et alati, kui me, või noh, ongi, et ma olen nii aeglane vist olnud, et iga kord, kui me jõuame nagu selle läbimänguni justkui, siis me juba oleme väsinud. Aga ma tunnengi puudust just sellest nagu täisjõuga kontaktsest tegemisest. Ja no seda ei tule vist enam, või nagu ma vist ei jaksa enam. Et eks siis homme vaatame.
et meil oli ju mingi essaproov, me ju rääkisime sellest, mis me täiega suhestusime, et see keha nagu tahab viskuda kuskile või nagu leida seda vastasjõudu. Ma ei kujuta ette endale. Ta on tulnud iga kord nagu, et tal on halb tuju või siuke vingumistuju või siuke nagu ta on väljendanud ennast. Mis on nagu, ma tunnen, et ma olen täiega olnud mingi see oli fine, aktsepteerime seda, aga nagu kui see tuleb kaasa või nagu, et kui ma näen, et ta teeb proovi niimoodi mingi, siis ma olen mingi ja ma ju lasin tal kulkad kirjutada siin. Ma olin mingi täiega, et tee oma värki. Ma üritan mingi täiega anda seda ruumi ja kuidagi hellust nagu, et kõik tunded, emotsioonid või asjad on nagu okei. Aga ma olengi nüüd nagu mingi homme ongi, me lähme lavale niimoodi, et me tegelikult ei ole 100% kindlad selles, mis me teeme. No, et ma kardan, et ma nagu olen eluaeg kartnud ja tegelikult ma olen lasknud juhtuda ainult nendel kordadel, kus ma tean, et ma saan alati ära põgeneda. Sest nagu iga date või iga mingi väljaminek, mis mul on olnud või mingi, no ma ei saa öelda kohting, aga jah, mingi asi, mis mul on olnud mõne mehega, siis see on alati olnud selle tundega, et okei, nagu et ma alati hakkan esimese asjana nagu väljapääsu otsima. Enne kui ma üldse nagu, see on nagu, et igaks juhuks, just in case, et nagu, et ma ei taha ennast lõpuni ära anda, aga tegelikult see ei ole ju see, tegelikult, sa ei annagi ära ennast lõplikult. Ma nagu saan nüüd aru, ma olen 24, et enamuse ajast ma ei ole tundnud, et mul oleks mingi identiteet või ma ei ole kuidagi tajunud, et mul on päriselt mingi identiteet või et mul on päriselt mingi mina. Hirmud, mis mul on, need ei ole kunagi minu, ma ei ole tundnud, et need on minu enda omad, vaid et need on kuskilt nagu, et kui ma unustan, kui ma login ennast kuskilt sotsiaalmeediast välja, teen mingi megapausi, ma tunnen ennast nii hästi ja siis ma tunnen, et mul kaob ka hirme vähemaks ja täpselt, et kui ma näiteks olen kuskil, ma ei tea, üksi metsas, ma ei tea, kus ma kõige nagu paremini ennast tunnen, mitte kuskil linnas hästi paljude inimeste seas, siis ma tunnen ka, et need hirmud nagu kaovad ära, et ma ei pea ennast kellelegi tõestama. Ja minu arust see ongi nagu kõige parem koht, kus olla, kõige olulisem koht, kus olla. Ja koht, kus ma tahan nagu edasi olla. Aga see on päris nagu lahe tunne, kui sa päriselt julged endale lõpuks nagu tunnistada, et tegelikult täiega okei nagu selles kohas olla, kus sa oled. Nagu et noh, saad aru, et kõik ei ole ideaalne aga sa annad nagu ruumi sellele, et väga palju asju võib paremaks minna. Nagu, et sa ei pea olema tipus ja siis alles mingi hõiskama. Vaid sa võid olla nagu seal, kus sa oled, võtta rahulikult, sest olla. Vai, näeme, mis homme juhtub. Ma olen suht uhke endale selles osas. Täna ma selle üle nutma ei hakka. Aga noh, ma arvan, et igaüks, kes tunneb, et ta on nagu ennast mingil hetkel ära kaotanud. Ma arvan, et mingis osas nagu samastub selle mõttega, et täiega lahe on ikka, kui sa ennast uuesti üles leiad. Täiega kõva. Et ma nagu
ma ei ole päris rahul ega õnnelik. Aga samal ajal ma nagu vist, mida ma olen tegelikult rääkinud ka, et ma olen ikkagi õnnelik ja rahul, et ma proovisin sellist lähenemisviisi loomisele, nagu ma pole varem proovinud. Ja ma lihtsalt pean nagu olema tänulik selle eest endale, iseendale vist. Ma ei tea. Mul on üks õlu, teine õlu. Kihukapist ei tule head lõhna. Siin on midagi jäänud nagu seisma ja see on Laulasmaa kellegi käsitöö liköör. See on kõbus kuusekasv. Aga meil on 4 tundi aega vähemalt esinemiseni. Ühesõnaga, mul on nagu selline tunne, et see on nagu mingi paras nerd stuff kõik. Ja siis see kõik on nagu veits innovaatiline või midagi nii. Ja siis meie tuleme mingi keha vaata. Jaa, aga see ongi lahe, et see on eriline. Sest sihukest asja nagu inimesed teevad igal pool ja see alati mõjub, see on alati lahe, aga nagu kehad. Okei, ma loodan täiega, et see on õigus. Sest et kõik, mida see keha selles frustratsioonis vajab, on mingit laadi definitsioon, mingit laadi info, et jah, keha on siin. Ja vist selles tahtes ma ei näe ka kahtlust. See on nagu vajadus toidu järgi. Et need proovid selles mõttes olid ka nagu selleks, või nagu see oligi see justkui meetod, mida ma proovisin katsetada, et see nagu põhimõtteliselt mingi hängime, räägime, liigume ja et nojah, see 5-6 proovi tundub tõesti nagu väga see ma ikka keerasin vist täiega pekki midagi. Ma ei kuidas nii nagu, ma ei saa aru, kuidas nii ebaproduktiivne, sest tegelikult ma mõtlen, et jällegi ma andsin neid liikumispraktikat tunde, seal oli 5 kohtumist ja ma nagu täiega ikkagi olen jõudnud nagu mingite mõteteni, et võib-olla kuhu oma magistritööd viia ja kuidas nagu edasi mõelda ja mingid nagu hästi viljakas aeg on olnud nii minu jaoks kui ka mulle tundus, et nende osalejate jaoks, mis tegelikult nagu tagasides tuli välja ka, nii et ma ainult ei arva, aga ikkagi, et nagu et kuidagi nii ebavõrdne, vaata. Või et mis seal nagu, mis selles praegu ikkagi nagu, mis juhtus, et meil 5 korraga ei tekkinud sellist nagu, me oleme kuhugi nagu jõudnud või võib-olla me jõudsime, aga see oli nii nagu, et see on nii pehmelt tulnud, et nagu ma tahtsingi, et see oleks nagu pehme protsess, kus me nagu saame oma mingite low pointidega kooskõlas töötada või. Aga et jah, võib-olla see kõik on pehmelt ilmutanud ja võib-olla me saamegi täna teada, et no kas tuli siis midagi välja või tulnud, vaata, aga et ma ei tea. Kuulge, ma praegu tahaks niimoodi juua. Ma mõtlesin, et ma ütlen ka midagi nagu ma ütlen eyelids push themselves wide open. On naljakas juba. See on nagu nii siiras ja nagu nii mures, et see on nagu armas. Ma nagu sellepärast ütsitan. Mitte nagu, et siis ma tean, et see on see, et kui tohib nagu naerda.
ootan seda väljumist. Palli. Selline kukkumine tuleb meil. Nüüd nagu tegelen lihtsalt enese nagu, et ma lihtsalt vist nagu häälestan, siis ma saan aru, et ega ma ei saa nagu seal ju midagi. Kui ma Arsi lähen, siis seal on juba mingi full kontekst ja ma korra nagu võtan mingi aja. Noh, midagi nunnut on alati nendes essades reaktsioonides. Noh, et alla, kui inimesed saavad teada, et mingi okei, teidem on ja see ei ole nagu et mingi ülemäära suur teema mu jaoks, pigem selline ka ideoloogiline või nii, aga et siis, ma ei tea, lihtsalt ma nagu tähendab, nii palju ongi, et ma avastasin, et ma olin nii rõõmus kuidagi või nagu minust tekkis mingi sisemine rõõm, kui ma leidsin ennast seltskonnast, kes nagu ei mõelnud sellele, et mul on mingi tuss ja rinnad, vaid võtsid mind kui inimest. Mitte, et kõik kogu aeg mõtleks, et mis suguelundid on, aga noh, vahepeal tundub, on ju. Ja siis ja et nüüd nagu ma lihtsalt olin ühes olukorras, kus ma täiega tahan nagu mulle väga meeldivad ühed inimesed nagu sõpradena, aga seal on kogu aeg need mingid vestlused või naljad teevad mind hästi teadlikuks sellest, et on mees ja naine ja mina olen see naine. Et see on nagu siis naiste kamp ja mina kuulun sinna naiste kampa, et siis see ongi nagu väga mingi naiste kamp, siis ma mingi, mind lihtsalt üldse ei kõneta see või mind üldse ei koti see ja ma nagu, ma ei lähe kaasa sellega, et ja mingid naised, vaata. Ma olin, okei, ma lähen joon õlle teises toas või mingi veid see vaip tuleb peale. Mul ongi nagu soo kontekstis, mul on väga hägused tunded. Mul on nagu suva ja mulle meeldib see termin, et ma olen suvasooline. Et mul ongi nagu literaali suva ja mis ma ei pahanda, kui te kuidagi moodi vaata ütlete, et mul ei tasu nagu, ma ei pea kellelegi kõrri kargama. Samas jälle ma kujutan ette, et ju nendel kõrri kargajatel on oma kogemus, mis neid sinna lükkab, mis okei, ma vist olen selles meeles, ma mõistan kõiki. Ma kuulen seda aplausist ära, et on hästi. Ja ma nagu see tagasiside, mis juba tuli, on hästi. Miks, kust see tuleb siis? Okei, sellepärast ma käingi teraapias. Ma olen väsinud. Kas tuleb pingelangus? Võib-olla siin tulebki. See on nii ilus. See meenutab mulle Tõnis Jürgensi seda autotuled lähevad. Jaa. Kas ma ütlesin lähevad või tulevad? Lähevad. Ja autotuled tulevad. Tuled tulevad. Siis ma tegelikult küsingi ikkagi seda, et miks sa arvad, et see date või et miks sa arvad, et sa ei läinud selle aja jooksul date'ile? Ma ei tea, ma ei tunne see not guilty your honor. No
ma ise ka mõtlesin selle peale, aga ma arvan, et esiteks ma kogu aeg arvasin, et mul on rohkem aega ja teiseks ma kasutasin küll seda Bumble'it, aga ma arvan, et see oleks palju rohkem aega nõudnud, et sealt välja sõeluda siis mingid inimesed, kes päriselt nagu oleks nõus olnud. Sellepärast, et 2 inimesega ju oli niimoodi, et kui ma ütlesin, et see on päriselt nagu, et ma päriselt tahan, siis nad olid mingid üks ju unmatches põhimõtteliselt selle peale. Aga ma ei ole üldse selles mõttes kurb, sellepärast, et see ju ei ole mingi lõpp nüüd. Et see on selle, ma arvan, esimene osa. Aga ja ma ausalt, ma tõesti ei muudaks midagi, sellepärast seda, et kui ma oleksin leidnud kellegi ja oleks saanud ikkagi nagu kellegagi teidile minna, see oleks tore olnud, aga ma arvan, et ma olen nagu rahul ka praegu, et see on hästi klišee, mis ma nüüd ütlen, aga tõesti ma nagu tunnen, et ma olen palju teistsugusem inimene selle 3 kuu jooksul. Ja ma ei teagi, mis siin nagu siis kaasa aitas. Võib-olla see juba, et ma tegin üle hirmu midagi, sest juba see otsimine, mingi suhtumine, mingit lihtsalt nagu ikkagi väga intensiivselt iga päev mingi swipe'ida, iga päev kirjutada kellegile peaaegu. See ei olnud üldse minulik, kuidagi ma olin selline, et kui asjad lihtsalt juhtuvad, kui ma saan kellegagi lihtsalt tuttavaks, siis see on nagu sobib mulle ja ma ei otsi ise niimoodi. Nii et ma ikkagi ületasin mingi oma hirmu ja mul on selle üle hea meel. Kas sa lubad mulle, et sa lähed varsti teidile või? Ma luban, okei, lubame siis kaamera ees. Saik. Okei, davai. Lähen teidile. The vipers never ever did invite us. Alas, salvation, I came to save your bacon. I took it. See kõik lihtsalt kirjeldab vist väga hästi seda, milline ma olen. Et ma olen mingi, tuleb mingi esinemine, siis ma täiega, siis mul tekkis, ma ei tea, mis kanal selle teraapia tõttu on ja, aga üldest ma nagu maandan ennast täiega ära. Siis ma korra käin mingi megapigis kuskil nagu, et tänu millele ma saan ka esineda ja siis ja samas, et enne ma olen veel mingi full depress, sest et ma arvan, et ma teen mingit rämedat paska kogu aeg. Siis tuleb välja, et see esinemine täiega toimis ja kõik on mega õnnelikud, siis ma olen ka mingi mega õnnelik, mega haip. Ja siis ma lähen magama, siis ma ärkan üles, ma tegelikult olen ju ikkagi räme pask. Siis ma hakkan mõtlema, et kõiki neid asju, mida ma ikkagi ei teinud seal ja kus ma oleks võinud täpsem olla ja nii edasi, et ikkagi seda kriuksumist ei tulnud. Ja siis ma mingi, oota. Ja siis mul ongi, kuna siis mul tuleb jälle see tsükkel, kus ma olen mingi, okei, tegelikult oli kõik pask. Siis mul tekib ka see tsükkel, et oota, mis paska ma üldse eile rääkisin. Ja siis ma, aga samas tähendab, ma saan aru, et okei, see on lihtsalt mingi aju, kuidas ta on harjunud mõtlema, et ma tegelikult nagu ei taha niimoodi mõelda, ma ei mõtle nii, aga ma vist panin sulle juba vaata välja, et oh my god, ma nüüd juba kassin kõike seda oma mingit juttu ja see on suht naljakas. Palju õnne selle voice'i kuulamise juures nüüd. Lily, that's the vipers never ever did invite us.